küsin teise asja. Jah. Okei, ma küsin teise asja kohta. Ma ei tea, kui palju sa tead minu seda kunstipraktikat, et see Domino projekt, et ma nagu peksin mehi ja tead seda? Ma ei tea üldse. Ei tea seda, okei. Ühesõnaga, ma mõtlesin... Sest ma olen 4 aastat ju olnud. Ei no see oli 2007. No jaa, aga... No las ta olla. Et ühesõnaga, et ma mõtlesin hakata tegema nagu fetiši videosid jalgadest, enda jalgadest. Ja. Et noh, et nagu raha teenida või et noh, sotsiaalmeedias müüa, et mul on raha vaja. Ja. Et ma ei taha müüa oma pärandust ära kiiresti ja odavalt, sest hinnad on all. Ja nende asjadega, mida ma teen, nagu filmid ja artiklid teenib väga vähe. Kas sul on mingi idee, mis teeks selle nagu kunstiks rohkem? Et noh, kujutad ette, et perverdid, kellele meeldivad jalad, sukad, kõrge kontsaga kingad. Et noh, et neid filmida, et mingisugune idee, mingi kandev idee, mis teeks selle ühtlasi ka kunstiprojektiks. Kas sul tuleb mõni mõte? Ma lihtsalt tahtsin nõu küsida. No esimene mõte on kohe, et võiks ühe mesiniku juurde leppida kokku ja tallata jälle siis kärjeunikus. Väga hea. No minul enam ei ole kärgi, aga noh, leidub mesinikke, kes noh, vähemalt mingisuguse hunniku võivad. Ega see ei lähe ju raisku, ta pärast võib sulatada selle kõik ilusti ära. Sa mõtled, et neis kärgedes on mesi veel sees või? Ei, see oleks veel uhkem. Aga siis neid ei saa palju olla, siis tuleb jälle soovitav on siis võtta niimoodi teha, et teed oma jalad puhtaks, pesed ilusti ja tallad seal peal ja pärast see mesi on söödav. Ta ei ole, kui ta noh, niisuguse puhta aluse peal seda teed, täiesti mõeldav. Kuule, aitäh! Ja siis on need, ostad mesiniku käest kärgraamid ja lõikad siis tükid sealt välja. No. See võib päris töötada. Seda mul oligi vaja. Ja. Aitäh! Ja mee peal, kujutad ette, see on siuke sümbol. Aga mille sümbol mesi on? Mida? Mille sümbol mesi on? Ma ei kuule. Mille sümbol mesi on? Kõige hüve sümbol. Elu ja hüve. Sest tead, kui Pythagoras läks selle siis sinna koopasse mõtlema, noh, kuuks ajaks eraldus. Noh, niisugune legend või ajaloo fakt, ma ei tea, kumb ta on, noh, on kirjutatud igades raamatutesse. Siis võttis ta kaasa sinna igavese elu jooki või toitu. Ja üks nendest oli mesi. Aga neid teisi ma ei tea, neid oli 15 kokku. Ma olen mõningaid, ma teadsin, vahepeal oli meeles, aga praegu ei ole peale meie meeles. Aga kas see, et mulle pole kunagi mesi meeldinud, kas see tähendab, et minuga on midagi valesti? Kuidas? Et mulle pole endale kunagi mesi meeldinud, et kas see tähendab, et minuga on midagi valesti? Et ma ei saa nagu maailma asjadest õieti aru. Ma lihtsalt praegu, kui sa räägid sellest nii ilusti, siis mul tuli see mõte, et mulle ei meeldi mesi, mulle vihkan mesilasi. Et kas see tähendab, et minuga on midagi valesti minu suhtes maailmaga? Ei, noh, ma ei tea, aga võib-olla mesi mõjub sulle, kui sa tallad selle peale. Vaata, mehe võib nii helendama panna, kui ta on värske ja ei ole veel suhkrustanud. Kui sa muljud kärgi, kuidas ta sealt välja purskub, pritsib välja, helgib, kui selleks peab hea valgustus olema, et see kõik tema värv tuleks esile. See kuldne värv, noh, oma eri varjunditega. Ja siis võid seda mett ju määrida endale peale igale poole ja jälle siis ja süüa ja nautida seda. Ka meie vanne tehakse, määritakse ennast üleni meega kokku. Aga see on aasta tuhandete pikkune praktika meiega ennast määrida ja üleni. Ja ka see, et kuskilt mingit valutavat kohta määritakse, see on täitsa tavaline. Ja mesi on näiteks põletisaavade puhul kõige parem põletise
no esimene abivahend, mis kui põletada saada, no võta mett ja määrige kohe peale. Värsket mett, mitte kui suhkrustanud mett. See kraabib. Ja see on kohe õpetus niisugune abivahend. Olnud aastatuhandeid seda tehtud. Ja teiseks on no, peaaegu väga paljude haiguste puhul on mesi jälle üks kõige tähtsamaid abivahendeid olnud ajaloos. No kuidas praegust keegi suhtub sellesse, see on iseasi, seda mõningate haiguste puhul ta ei sobi. Aga ta on sümbol, hiigelt tugev sümbol. Aitäh! Tema oled ratastoolis, üht jalga pole. Ma tahan isest videot teha enda jaoks. Te võite suhelda. Ja, ega kuule aitäh! Molle ütles alati, et sul on väga hea abstraktse kompositsiooni taju. Ta alati kiitis sind. Ja minu meelest sul on mingi hea lavastuslik taju ka. Ju vist, tegelikult vist on küll. On. Ja. Vaata, kui kähku välja tuli see jälle